räägime 4G sagedustest. Teil on 4G mobiilseedet saatja, aga see ei tohi kasutada igas linnas. Tehke selgemaks, millises linnas on seadet lubatud kasutada. Võistlejate ülesanne on leida, kas see saatja võib töötada Tallinnas, Tartus või Pärnus. Selleks, et sellest aru saada, on neile antud sagedusvahemikud, mis nendes linnades on lubatud. Võistlejatel on kasutada 4G saatja, sagedusanalüsaator, arvuti ja loomulikult juhendmaterjalid. Igapäevaselt on meie ümber õhk, kuid lisaks õhule, mida me ei näe, on meie ümber veel palju muud, mida me samuti ei näe. Ühed neist tundmatutest ollustest meie ümber on elektromagnetlained. Kuigi sisuliselt võiks öelda, et elektromagnetlainetest on õhk meie ümber paks, siis tegelikult valitseb seal ka kindel kord. Mul on siin ees üks tabel elektromagnetspektri jaotustest Euroopas. Kui siit ülevalt legendi loeme, siis näeme, et osad raadiosagedus on eraldatud lennunduse jaoks, osad raadioamatööridele, ringhäälingutele, satelliitidele, mobiiltelefonidele, meteoroloogilistele satelliitidele, raadioastronoomiale ja nii edasi, nii edasi. Ja kui me nüüd hakkame vaikselt sageduste kaupa liikuma, siis näeme, et ei ole sisuliselt ühtegi tühja kohta, mis ei oleks juba ära võetud. Tulevikus võibki juhtuda, et meil jääb lihtsalt elektromagnetspektrist puudu, sest tänapäevases juhtmevabas ühiskonnas liigub üha enam asju elektromagnetspektrisse. Näeme, et siin esimene rida algab 3 kHz-ist, lõpeb 30 kHz-iga ning näeme, et enamik sellest on täis. Vaid kõige alumine ots, kus saame aeglastel kiirustel informatsiooni vahetada, on kasutamata. Järgmine rida läheb 30 kHz pealt edasi ning lõpeb 300 kHz juures. Ja nii läheb iga rida järjest edasi ja järjest tihedamaks informatsiooniga, kuni lõpuks jõuame välja 300 GHz-ini. Kui tunned huvi, mis mingil sagedusel toimub, siis otsi internetist välja ise samasugune tabel ning hakka vaatama, kus vahemikus võib kuulata raadiot, millises vahemikus edastatakse telekanaleid ning kus suhtlevad omavahel lennukid. Väga oluline on see, et keegi juhuslikult ise vales sageduspiirkonnas saatele ei läheks. Muidu võib juhtuda, et lennukid ei saa näiteks lennujuhtimistorniga suhelda, kui sina enda raadiosaatjaga kogemata liiga valjult räägid. Seepärast ongi oluline pidada kinni elektromagnetspektri kasutamise reeglitest. Lisaks sellistele üleriigilistele ja ülemandrilistele reeglitele pannakse paika ka sellised väiksemad lokaalsed sagedusmullikesed. Võib-olla oled tähele pannud, et kui sõidad ühest linnast autoga teise, siis vahepeal raadiosagedus võib muutuda. See on sellepärast, et üks mast edastab signaali ühe sagedusega ning teise linna mast edastab teise sagedusega. Erinevaid sagedusi on vaja sellepärast, et siin vahepeal, kust võiksid püüda nii ühe masti kui teise masti elektromagnetlained, ei tekiks mingisugust segadust ei autoraadio kõlarites ega ka muudes elektroonikaseadmetes. Täpselt sama kehtib ka mobiilside mastidega ja selles ülesandes oli võistlejatele ette antud just nimelt see seade, mis on püstitatud 4G mobiilside masti tippu. Selleks, et mobiilside võrk töökindlalt toimida saaks, on ka nende mastide vahel ära jaotatud, mis kanalil informatsiooni, milline mast edastada tohib. Ja see oli lihtsustatud kujul antud ka meie võistlejatele ette 3 Eesti linna näol. Vaatamegi nüüd neid andmeid. Võistlejatel oli öeldud, millised kanalid on lubatud Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Lisaks on antud neile ka igale kanalile vastav sagedusvahemik. Selles ülesandes oli võistlejate laual olevas abimaterjalis öeldud, et sagedusi tuleb vaadata downlink tulbast. Mida tähendavad need tulbad downlink ja uplink? Inglise keeles up tähendab üles, down tähendab alla ja sellele ongi kõige lihtsam läheneda tavakasutaja või mobiiltelefoni omaniku vaatepunktist. Harilikult oled sina mobiiltelefoniga maapinnal ja mast on kõrgel, mis tähendab, et mobiiltelefonist mobiilside masti liigub info alt ülesse ning mobiilside mastist liigub info mobiiltelefoni ülevalt alla. Ehk see, mis tuleb alla, on justkui downlink, see, mis läheb ülesse, on uplink. Väga oluline on, et meil olekski just kahepoolne suhtlus, sest muidu, kui helistada kellelegi, siis kuuleb ainult üks inimene, mida teine räägib, aga vastu ei saaks rääkida. Selleks, et määrata, millises linnas etteantud mobiilside seadet kasutada tohib, tuleb proovida selle seadmega saatele minna. Kui me ütleme saatele minna, siis harilikult eeldab see seda, et seade läbi antenni
kiirgab välja elektromagnetlaineid. Selles ülesandes oli aga seadmel antennipesasse ühendatud selline kaabel, mis läks läbi sellise seadme, mis vähendab seda edastusvõimsust ning kaabel edasi liikus otse sagedusanalüsaatorisse. Selline seadistus on vajalik selleks, et me kogemata vales piirkonnas ei läheks saatele valedel sagedustel ning see summuti seal vahel on oluline selleks, et me liiga võimast signaali sagedusanalüsaatori sisendisse ei annaks. Muidu võib sagedusanalüsaator lihtsalt katki minna. Kui anname testitavale seadmele edasi, et tahame minna saatele kanalil B1, siis juhul, kui see seade on selleks võimeline, siis tuleb sealt seadmest ka välja sellel sagedusel informatsioon. Kui aga seade ei ole selleks võimeline, see tähendab, et seal sees lihtsalt ei ole füüsiliselt vajalikke riistvara komponente, siis ei saa ka sellel sagedusel saatele minna ning sellisel juhul sagedusanalüsaatori ekraanile mitte midagi ei teki. Uurimegi nüüd, milliseid kanaleid selle ülesande lahendamiseks tuleks vaadata. Tõmban ringi ümber nendele kanalitele, mis esinevad etteantud 3 linnas. Kokku saime 6 kanalit B1, B2, B3, B5, B7 ja B8. 6 sisendit oli ka võistlejatel võimalik kontrollarvutisse sisestada. Ehk kui välja otsida need kõik 6 kanalit, siis oleks igat kanalit esindava sageduse saanud ühe korraga kirjutada arvutisse sisse ning koheselt näha tulemust sagedusanalüsaatori ekraanil. Vaatamegi nüüd sobivad kanalid kasvavas järjekorras läbi. Nii saame ühest küljest teha kindlaks, et meil ei oleks kanalite vahel kattuvusi ning saame koheselt leida kanalile ühe sobiva esindaja. Selle esindaja peaksime valima algväärtuse ja lõppväärtuse vahelt. Ehk liidame kokku kõige madalama ja kõrgema väärtuse ning jagame selle 2. Näeme, et kõik sagedused lähevad väga ilusti järjest ja kuskil kattuvusi ei ole. Need kanalid valisimegi sellesse ülesandesse sellepärast, et võistlejatel ei tekiks liigset segadust kattuvate kanalitega. Ning nüüd tuleb kõik need 6 sagedust sisestada arvutiprogrammi. Selle tulemusena näeme sagedusanalüsaatori ekraanil muutust. Üles tõusevad 2 väga selgesti eristatavat piiki. Kui markeriga nende peale liigume, siis näeme, et need piigid vastavad aga kanalitele B1 ja B7. Ja kuna nendest kanalitest üks või teine ei ole Tartus ega Pärnus lubatud ning mõlemad neist on lubatud Tallinnas, siis saamegi öelda, et seda seadet võib kasutada ainult Tallinnas. Ja nii saamegi tuvastada ka keeruliste ja kõrgtehnoloogiliste seadete puhul, kus ja kuidas nendega opereerida tohib.